Tere tulemast Musta kassi taro lugemisesse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teie olete saanud minu unistuste paari siia kohe algusesse, keisri ja keisrinna. Nemad ongi paar, nemad käivad koos ja nemad hoolitsevad selle eest, et meil oleks kogu aeg midagi võtta. Kui keiser hoolitseb selle eest, et salved oleks täis, meil oleks ka talvel midagi võtta, meil oleks töö, meil oleks raha, meil oleks kodu, meil oleks suhted korras, siis keisrinna on minu jaoks tingimusteta armastus. Tema on naine, kes armastab absoluutselt kõike ja kõiki. Tema aitab kõiki, tema toetab kõiki. No tema korjab seda saaki, mida saab keiser siis panna sinna salve. Tema aitab, no ta tõesti aitab inimesi, kes on hädas. Ta aitab vanakesed üle tee, ta aitab tassida toidukotte, ta talvel roogib lund, kui on mõni naaber näiteks või keegi, kes ei saa sellega enam ise hakkama. Jah, mis teha, suvel niidab muru. Ta on nagu, ma ütlen, ta on tingimusteta armastus, ta ei küsi mitte midagi vastu. Ta lihtsalt on selline, nagu ta on. Ta on maaema minu jaoks, on ta selline naine, kelle juurde ma võin alati minna. Ma võin oma muresid kurta, ma võin oma rõõme jagada, ma võin nutta, ta patsutab õlale, lohutab, annab head nõu. No, ma võin kurta ka, et ma ei tea, mis mul seal on, eks ole, võlad suured. Ta võib-olla õpetab, aitab, toetab. Ta ei anna mulle raha, ta ei anna mulle kala, ta õpetab mind seda püüdma. Et siis ma järgmine kord oleksin targem või võib-olla annab mulle mingid vahendid elus, mille peale ma ise ei ole tulnud. Et igal juhul on ta üks super inimene. Ma ei ole küll päris kindel, kas selliseid inimesi päris maailmas ka on. Aga ma loodan, et on vähemalt mõned. Nii, siis on poodukaart. Poodukaart minu jaoks tähendab seda, elul on üllatus varuks, ütleb see poodukaart mulle. Asjadele tuleb vaadata teise nurga alt. See võib teile endale pähe karata, et võt nii saab ka. Aga see võib ka olla üllatus selles mõttes, et no lähete kuhugi ja keegi helistab või siis jah, tuleb vastu näiteks, kohtute kellegagi, pole ammu näinud. Te ei osanud teda oodata, ta ongi üllatus. Ja võib-olla ka plaani muutus. Plaanisite sinna toidupoodi minna või kohvikusse minna ja siis ta tuleb vastu ja lähete hoopis kuskile mujale. Igal juhul on üllatus see, et te teda näete. Vahest ongi, kuidas ma ütlen, me ootame suuri üllatusi. Vahest me mõtleme, et oi, kui see või teine, aga see võib olla pisike, täiesti pisike asi. No, ma ei tea, see kohviku näide on praegu ainukene või tuttava inimese kohtamine, keda pole aastaid näinud, mis mulle hetkel meelde tuleb. Aga neid üllatusi tegelikult võib olla meie ümber päris palju. Need ei pea ju olema suured, mingid globaalsed, ma ei tea, maailma muutvad üllatused. Need võivad olla ka pisikesed. Sellised, mis meile rõõmu valmistavad. Vot poodu näitab kuidagi viisi meile seda elu ka teise nurga alt. Kas ta rikub meie plaanid ära, aga lähevad hoopis paremaks asjad või pakub meile palju suurema rõõmuga midagi muud. No, minul ükskord juhtus näiteks niimoodi, et läksin tundi hommikul ja siis öeldi mulle, et seda loengut pole sul vaja üldse nagu osaleda, et sul on see juba ammu tehtud. No muidugi ma olin üllatunud ja meeldivalt üllatunud, mul oli kohe 2 tundi vaba aega või 3 lausa. Et võt sellised pisikesed üllatused on ka, aga see teeb kindlasti rõõmu. Ta kas pakub mingi lahenduse, mida te ennem ei näinud, või teeb teile mingit muud moodi rõõmu. Et igal juhul ei ole see ebameeldiv üllatus nagu torn. Vaat torn on ebameeldiv üllatus. Nii, aga teie seisate, armsad sõnnid nüüd valiku ees. Kas hakata oma unistusi taga ajama või leppida sellega, mis teil juba on? Sellepärast, et siin on armastajate kaart. Kas see poodu võib sellega olla seotud? Nad omavahel võivad olla ka kuidagi viisi seotud. Näiteks üllatusena pakutakse midagi sellist, mida te olete unistanud, aga ei saanud endale võimaldada ühel või teisel põhjusel. Et vot selline lugu on, valikukaart. Ta ei ole nagu minu meelest nii tungiv valik, nagu on, ma ei tea, müntide 2 näiteks, kus sa tõesti pead valima. Et see armastajate kaart on minu jaoks rohkem selline, et on nagu valik, aga ma arvan, et kui te nagu
ei hakka unistusi taga ajama, et siis nagu ei juhtu ka mitte midagi. Et see, mis teil on, jääb alles. Seda ei võta teilt keegi ära. Siin on kuidagi rahadega need asjad seotud. Sellepärast, et siin allreas on teil müntide kuninganna, teil on siin ka sauade 5 ja teil on sauade 8. Müntide kuninganna hoiatab selle eest, et sellel nädalal mingisuguseid suuri oste, kui nad pole just vältimatud, ei tasuks teha. Sest tema on väga kokkuhoidlik naine. No siin on palgapäevad juba tulnud vist, ma arvan, kõigil või enam-vähem kõigil. Et tema nagu on selline naine, kellel eelarve on paigas ja kes emotsiooni oste ei tee. Tema läheb nimekirjaga poodi ja ta ei osta mitte midagi. Ta ei lase ennast nendest asjadest, mis seal on, ahvatleda odavate siltidega või allahinnatud või on siis seal kassa juures, ma ei tea, mingi nätsupakk või kommikene või mida seal pakutakse, et mul seda ka vaja. Aga temal ei ole vaja. Tema ütleb, tema saab hakkama selleta, mis selle asjata saab ta kindlasti hakkama. Ta saab nende asjadega hakkama, mis seal kodus on. Tema ei lähe peole minnes, kui on peokutse näiteks kusagile vaja minna sünnipäevale, juubelile pulma. Tema ei lähe uut kleiti ostma, kui tal nagu ikkagi pole mõtet, on ja mis ma ostan sellest uuest kleitist üheks pulmaks, ei hakka ostma. Tema vaatab kodus ringi ja uskuge mind, ta leiabki sealt kapist kuskilt taganurgast endale kleidi, mille ta on ära unustanud juba. Ja ta on võib-olla kõige ilusama kleidiga külaline sellel peol. Sest kõigil teistel on poest ostetud uued kaasaegsed kleidid, aga temal on vana, mitte selles mõnes vana, et mingi kulunud või asja, aga ta lihtsalt on, ütleme, ammu selle endale soetanud. Ja see näeb palju vingem välja kui mõne teise uusi asjad sealt poest ostetud kleit. Mida räägib siis meil sauade 5? Sauade 5 räägib seda, et tuleb üks vaidlus, aga minu jaoks on see kaart nagu koosolek. Ma küll ei saa nüüd praegu täpselt aru, mis teemal see on. Ta on selle müntide kuninganna kõrval ja ta on ennem sauade 8. Ei, jah, 8 muidugi. Et üks räägib sellest, et ei larista ja sauade 8 ütleb, et asjad väga kiirelt hakkavad liikuma. Ja siis on siin vahel see sauade 5, mis ütleb, et läheb vaidluseks, on konkurents, on vaidlus, minu jaoks on see koosolek, kus iga üks oma seal mingeid ideid kaitseb või midagi oma arvamuse välja ütleb. Minu jaoks on see niisugune kärarikas koosolek, kus iga ühel on midagi öelda. Ja siis lõpuks selgitatakse välja see tõde, see kuldne kesktee ja seda plaani mööda siis minnakse edasi. Aga noh, see on minu asi, minu arvamus sellest, see on minu jaoks tähendus sellele kaardile. Eks võib-olla on ka nii, et tarokaartidel on tähendused natukene erinevad inimeseti. Mõni vaatab kaarti ja näeb seal hoopis teist asja. Ma niikuinii, kui ma nüüd iseendast räägin, siis ma niikuinii ei ole väga traditsiooniline, et mina seda kaarti näen, kuna ma ise seda õige välja ei mõtle. Siis minule tuleb, kui ma vaatan neid 7 kaarti, siis mulle tuleb lugu. Enamasti tuleb mulle lugu. Mu silme ees on kohe see, kuidas need kaardid räägivad. Et see ei ole see, et ma vaatan ja siis ajan näpuga kusagil Rider-Waite'i, ma ei tea, kaartide tõlgenduses või selles, mida nad tähendavad järge, siis hakkan ise kokku luuletama. Vot ei ole päris nii. Esiteks ma ei mõtle seda välja ja teiseks universum kuidagi saadab mulle selle sõnumi, mida on vaja mul selleks nädalaks teile edastada. Kellegi jaoks on see väga oluline ja kuna teid on palju siin, siis ei pruugi see, kuidas ma siis ütlen, olla iga ühe jaoks oluline, aga see, kelle jaoks see on oluline, saab selle info kätte. Universum on tema peale mõelnud. Ta juhib täpselt seda nii, et inimene tuleb selle kanali juurde ja vaatab, kuulab just siis, kui tal seda kõige rohkem on vaja, seda kanalit. Et ma olen siin teie jaoks. Ma olen teile kõigile väga tänulik, et te olete minuga ja ma olengi siin teie jaoks. Sellepärast on ka teie tagasiside mulle väga oluline. Sest ma ju räägin ise endaga praegu. Siin ei ole teist mitte kedagi, ei minu ees ega minu kõrval. Ja kui ma ei saa üldse tagasisidet, siis tundub mulle vahest kuigi hea. Need üle 300 kanali tellija näitavad mulle selgelt seda, et mind on teile vaja. Aga tühi tunne on ikka, kui te tagasisidet mulle ei anna. Aga see selleks, mina olen väga õnnelik, et te olete minuga
kuulate mind igal nädalal, jagate laike, väga tublid. Teie muide sõnnid kallid, olete minu, kuidas ma siis ütlen, kuidas seda nimetatakse? Te ei ole päris, teate nurgakivi olete te mulle, sest esimene video, esimese nädala lugemine, mille ma üleüldse siia sellele kanalile üles laadisin, kuhu ma ta lõin, siis teile tehtud video, see lõi lihtsalt rekordeid, see vaatamiste arv. Ma ei uskunud oma silmi. Nii et aitäh teile, kallis sõnnid, te olete esimesest päevast peale tõestanud mulle, et mind on vaja, et seda kanalit oli vaja, sest minul oli ainult küsimus selles, et kas seda üldse keegi hakkab kunagi vaatama. Neid tarokanaleid on nagu seeni peale vihma, igas keeles võite neid leida. Ma olen väga-väga tänulik, et te minu leidsite ja et te minuga jäite. Nüüd läks küll väga pikaks see jutt, andke mulle andeks, kullakesed. Aga kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.